Aga vile antud ning Kalju mängijad palli mängu pannud ning nende poolt siis tänane esimene rünnak üles võetakse. Transil ka seal võimalus nüüd kasti lähistel seal keerutada, lööki otsida ja tuleb lööki ka, aga ja saab Kalju palli vahelt. Hästi sinna ette sööt ja kas tuleb lööki ka? On löögi kohta, aga nüüd seal natukene magati maha ja oi-oi, seal oli kohe, saame kordust näha keskel. Ja läheb läbi sööt ka ja sealt on tekkimas, aga praegu oli hea võimalus Kaljul taas, aga siit tuleb kohe Transi kontra vastu. Plaasa päästis juba teistkordset Transi seal väravas. Saab sling kätte, saab äärele. Nüüd on kastis ka mehi. Lööki, Pavlov tõrjub. Ja suluseisu ei ole selles olukorras. Berardotsi saab minna. Kasti värava alla, aga see sööt. No Ivan Jussin sai palli juurde ja see pall veereb kuidagi moodi väravasse. Ebaõnnestunud senderdus, aga jõuab Ivan Jussin sinna pallini. Või kes see jõudis siin? Valiev hoopis. Igastahes pall on väravas ja 20. minutil läheb seda kohtumist Narva Trans 1-0 juhtima. Ja tundub, et Valievi värav. Kohe näeme korduses täpsemalt. Kuidas see pall siis täpsemalt siit kuhugi jõudis. Aga fakt on see, et sööt läks läbi ja Berardotsi hea läbijooksuga siit minema sai. Ja mängivad sellise pool lühikesega Sleinile. Slein paneb nüüd kasti. Kampaania ja Pavlov. Kauglööki ka ja sealt meeste summast kuidagi moodi Plaza nägi ära selle. Päris omajagu sellist tõsisemat vestlust on ja nüüd veel pallikaotus ka siin, nii et saavad 2-1 tulla. Valiev palliga ja paneb, aga Pavlov selle võtab ära hetkel. Aga no hetkel ja Kalju igalt poolt lekkimas on ja uus Transi rünnak tulemas. Valiev pall kasti ja siit pannakse kohe nurga pealt. Või oli Valiev ka, pigem on see natukene vussi läinud senderdus, aga Berardotsi paneb, tundub otse senderduse pealt siin Pavlovile selja taha, nii et 40. minut ja 2-0 seisuks. Kas saab Valiev veel minna ja on kastis ka ja siin lööki teravat, aga seal on Pavlov. Jääb kõrre pallist ilma ja saab Trans minna. Ja Valievil loogu on, oleks võinud proovida ka, tegelikult värav oli tühi. Ja kas panevad omale veel siin? Nii et nüüd ilusti taha posti on krutitud see pall värava ees ka, aga sealt ei ole enam sinna väravasse koksajat ning saab Trans palli kastist välja. No nüüd on 3-1. Keero ja saab ilusti selle palli ühe puute kätte ka. Ai ja üritab sinna taha posti lüüa. Pavlov aivab sinna ära ka selle. Nüüd vale sööt seal oma kasti lähistel ja ohtlik olukord. Ja tõrje taas sealt praegu Plaazalt. Ja tuleb Kalju veel. Ja viimased 5 minutit normaalmänguaega
jäänud on. Kaljul oleks siin kohe latti see pall, riputatakse ka sinna kasti. Ja nüüd on ka pall seal kastijoonel, kas nüüd lööki Vatšuk? Ja nüüd kõrget palli, Männilaan saab ka veel sinna, aga tuleb Plaza õigeaegselt välja. Poljakov paneb palli kasti ja seal oli Agaptšev olemas, aga keera ja löök ja ei olnud paha üritus. Aga hetke pärast on Grigori Ozomkov vilet andmas ning Trans saab oma hingele natuke palsamit selle võidu näol, kus siis esimese poolaja 2 väravaga see aluskruntsi ja võidule ehitati. Murad Velijev, teie jaoks täna karikamängus väga tähtis võit, edenete veerandfinaali siin. Esimene poolaeg ladusite selle võidu sellele või vundamendi sellele võidule? Ja, ma nõustun. Ma arvan, et esimene poolaeg otsustas suurelt mängu tulemus, et suutsime esiteks palliga vastaseid ära västada ja ma arvan, et need 2 väravat ka olid väga tähtsad selle jaoks, et teine poolaeg me saaksime enesekindlamalt tulla ja mängida. Sinu värav ka, sina lõid siis avavärava selles kohtumises, selline ütleme, pall toodi sealt äärest ette, õnnega pooleks tundus, et varba otsaga võib-olla napilt puutusid, aga üle joone läks, mis on kõige tähtsam? No õnne peab ka olema jalgpallis selles suhtes, et olin õigel ajal õiges kohast lihtsalt ja kuidagi õnnelikult pall tuli vastu jalga. Aga uus peatreener väga isukalt annab, juhendab sind kõrvalt, et kuidas rünnakuid, millal kaitsesse, et olete nüüd uue peatreeneri all sedasi kokku mänginud ja tulemused ka nagu paranevad ja tänane mängupilt, ütleme nii, et kas siis läksite ründavamalt või kaitsvalt mängima, aga ega Kaljule väga palju siin sõnaõigust ei antud rünnakul. Jah, ma tahaksin siinkohal kiita meie uut peatreenerit, et ta on nii palju toonud sellele meeskonnale juurde, ta teeb nii palju tööd, näeb nii palju vaeva ja samuti meie mängijad näeme nii palju vaeva trennides igapäevaselt ja seda on, ma arvan, ka väljakult näha selles suhtes. Et iga võit üldiselt annab meeskonnale enesekindlust juurde, aga teie jaoks ikkagi selline, kui korra premium-liiga nii-öelda siis põhihooaja juurde tagasi tulla, siis see on ikkagi see asi, mis veel vajab siin kõvasti järeleaitamist. Ja selles suhtes vahet ei ole, kas mängime karikas või premium-liigas selles suhtes, et meie jaoks on iga täht sellise jõnguga, et me tahame võita. Vahet ei ole, kas karikas, liiga või vahet ei ole, kõike tahame võita. Romi siht, ütleme siis nii, et Kaljul, mis läks täna valesti? Ma arvan, üldpildis läks tegelikult päris palju asju valesti, et kaitses ei saanud hakkama nende liikuvate poolikutega ja ründes ei suutnud piisavalt võimalusi tekitada, et igas asjas on vaja väga palju juurde panna. Ja, et esimesed, ütleme 10 minutit sellest mängust oli võib-olla teie oma, sul endal oli ka seal teise minuti kandis võimalik kohe ära panna, seal väravavaht sai käe vahele. Noh, oleks see võib-olla ära läinud, oleks võib-olla mängupilt teine olnud, aga pärast 10. minutit kuidagi midagi juhtus, et ei tulnud sellist loogilist rünnaku jätku üldse. Oleks ja pooleks on pahad ennad, aga ütleme nii, et 10. minutil võib-olla kaotasime siis nii-öelda kontrolli mängu üle, et ise hakkasime lihtsalt vigu tegema, andsime vastasele enesekindlust ja kõik see kokku tõigi selle, et nemad suutsid ära lüüa, meie mitte, võimalusi tekitasid nemad rohkem, oleksid võinud isegi rohkem lüüa, sest meie enda vead, mis me kaitses tegime vahepeal, olid liiga lihtsad ja sellest tuli neile väga palju ohtlikuid võimalusi. Teisel poolajal tegite vahetusi, selles suhtes mängupilt muutus rohkem teie poolt nii-öelda domineerivamaks, et selles suhtes valdasite palli, otsisite võimalusi, aga ikkagi jäi nagu siin nii-öelda tipus siis i-täpp panemata. See on loogiline mängukäik, et 2-0 juhtides sa ei pea ilmselgelt ära otsima, et saad kiirrünnakute peale mängida ja vastased tegid seda päris hästi, et suutsid ka teisel poolel väga palju võimalusi luua. Meie omalt poolt läksime võib-olla sirgjoonelisemaks, tekitasime mõned võimalused, aga sellest see ei ole piisav, et 2-0-st tagasi tulla. Kas on hetkel lihtsalt selline väheke kehvem periood või ütleme see mäng ka siis 2 eelnevat mängu, et ei ole kindlasti need tulemused, millega Kalju on tahtnud nendest mängudest lahkuda? Kindlasti, et nende 2 viimase mänguga pole meil midagi peale hakata, et nüüd tuleb see unustada ja jätkata nii-öelda parema noodiga, et mängud on olnud üpris kehvad, et me pole võimalusi loonud ja ei ole suutnud väravaid lüüa. See tähendab, et midagi teeme valesti ründa osakonnas, et nüüd peab need parandama ja lõpu tegema tugeva.
ja et karika hooaeg selleks aastaks teie jaoks on läbi, aga Premium liigas ikkagi on seal teine koht ja ikkagi saadaval. Ja et nüüd tuleb keskenduda Premium liigale, et meil ei ole midagi enam teha, et täna kaotasime selle karika võimaluse.